1990. aastal juunikuus asutati Eesti Mari Selts ja aastal 2025 saab selts 35-aastaseks. Seoses sellega otsustati teha ülevaade nendest aastatest ja teha Eesti ja marilaste suhetest lühifilm. Me tegime intervjuud erinevate inimestega, kes on seotud nende aastate jooksul seltsi eluga. Üks nendest on fenno-ugri nõunik ja ajalooline Jaak Prooses, kes oli esimeseks seltsi juhatajaks. Tere õhtust, Jaak! Tere õhtust! Rõõm kohtuda ja rääkida täna Eesti Mari Seltsi ajaloost ja palun räägi, kuidas see kõik algas, millised mõtted olid maridel, eestlastel? No atmosfäär oli selline, oli rahvuste avastamise aeg, et rahvused hakkasid organiseeruma ja tegelema siis oma juurte otsimisega, et kes nad on, kus nad on, et seda kõike peeti väga oluliseks ja väärtuslikuks. Kui kaua sa ise olid Eesti Mari Seltsi juhatuses? Millised kõige suuremad võib-olla üritused, sündmused on olnud sel ajal? Seltsis siis 90 kuni siis 99 ütleme niimoodi. Et olin ma sisuliselt Mari Seltsi juht, ehk esimene oli tegelikult Valeri, aga Valeri läks kohe tegelikult Helsingisse, aga side jäi ikkagi küllaltki tihedaks, nii et tema võttis ikkagi aktiivselt ka ju seltsi tegevusest osa. Aga suuremad üritused olid ikkagi niisugused, ütleks Mari päris suurte niisuguste delegatsioonide vastuvõtud, et Eestisse tuldi kogemust saama, eriti just kui Eesti oli veel Nõukogude Liidus kuni 91, ütleme 90-91. Siin käisid niisugused marigrupid nagu 15-20 inimese kaupa, kelle seas oli majandusinimesi, kultuuriinimesi, kuidas siin majandusarv, kuidas siin kooperatiivid, eraettevõtlus, kolhoosi esimehed Marimaalt, niisugused, et kes tulid vaatama, mismoodi on see areng siin olnud. Et neid oli päris palju neid gruppe ja tegelikult selts sai läbi nendega mingit raha. Et Marimaalt tulid ju ka ülekanded tegelikult, et nad mingil määral olid suutelised sel ajal ka maksma oma asjade eest, nii et ja see võimaldas siis niisuguste kultuuriürituste läbiviimiseks, et muidu tol ajal ju mingid kultuurkapitale või mingeid asju ei olnud, kus kohas seda raha saada, et liikmemaks oli väga sümboolne. Aga Mari jõulud on vaja tähistada, eks siis seal oli veel teisigi üritusi, Mari sangaripäeva vaja tähistada. Eestis on Mari keelehuvilisi ja üks nendest on Sven-Erik Soosaar, kes on keeleteadlane ja Mari keeleuurija. Me kohtusime Sven-Erik Soosaariga ja vestlesime temaga Mari keele õppimise huvist. Porokas, Sven-Erik? Porokas. Kus epäsakaja? Sainkaja, tau. Kust Mari Jelmam tunemanat? Mari Jelmam tõste Tallinnast tunemast tüngalem vara Mari Jelaste tunemanat. Kui ilus Mari keel on. Väga imetlusväärne. Aitäh, et kasutad seda keelt ja vastad selles meie emakeeles. Ma lugesin, et sa said teada, või ma eksin, Mari keele õppimise võimalusest saade Noortelehest. Kas ma eksin või? Täitsa võimalik, jah. Ma täpselt isegi ei mäleta, mis ajaleht see oli, aga ma tõepoolest võis olla küll ajaleht säde, sest meil käis kodus mitu ajalehte ja säde oli ka, et jah, ilmselt lugesin sealt ja sain teada. Kui vana sa siis olid? Ma arvan, et ma olin siis 16 vist. Ja mis selles lehes oli? Seal oli kuulutus, et
hakkavad toimuma Mari keele pühapäevakooli tunnid ja et kõik huvilised on oodatud. Kas sa sel hetkel juba teadsid Maridest midagi või sinu jaoks oli midagi tundmatut, huvitavat, et tahaks proovida? No eks ma kindlasti midagi teadsin, sest ma ju ikkagi soome-ugri rahvastest teadsin. Ma olin juba ungari keelt iseseisvalt hakanud õppima ja ma ikka soome-ugri rahvaid teadsin ja selles suhtes Marid kui rahvana ma kindlasti neid teadsin, aga ma ei olnud ühegi Mariga kunagi kohtunud, et see tundus väga huvitav ja põnev. Kas ma siis saan õigesti aru, et sinu mari keele õpetaja oli esimene mari, kellega sa kohtusid? Tõenäoliselt küll, jah. Et ma läksin sinna kohale ja siis sain tuttavaks selle oma esimese mari keele õpetaja Margarita Kuznetsovaga ja Jaak Proosesega ja hiljem siis ka teiste maridega. 1990. aastal organiseerusid soome-ugri rahvaste noored ja samal aastal korraldati soome-ugri rahvaste folkloorifestival. Alates sellest ajast hakkab Eesti Mari Seltsi eluga koos töötama folkloorifestivali korraldaja ja Fenno-Ugria üks taasasutajatest Andres Heinapuu. Poroketš Andres Heinapuu. Poroketš. Mis seob teid maridega? Mis seob mind maridega? Mind seob maridega Mari Jüri. Jüri Anduganov, kellega me koos elasime ühes ühiselamus Tartus. Tema oli aristaspirant ja mina olin üliõpilane. Mõlemad uurisime liitsõnu. Ja muidugi see töö, mis Mari Jüri on teinud liitsõnade rehabiliteerimiseks mari keeles üldse, et ma ikka te kirjutate sidekriipsuga neid, kuigi ta ei tahtnud. Aga see on tõesti väga suur ja ilus töö ja siis me suhtlesime üsna tihedalt, mõlemad oleme oma usku ja see on minu kõige esimene tihedam kontakt mingi kaugema soome-ugrilasega. Milline see kontakt oli? Kas tekkis rohkem huvi maride vastu? Kas te hakkasite rohkem küsima nende kohta? Ei, nojah, ta loomulikult ei olnud tema käest tarvis küsida, ta rääkis ise. Ja et see oli jah sihuke omaette tore maailm. Ega ma muidu ei oleks kaugematest teada saanudki. Järgmised marid olid ka. Vassili Bektejev tuli Tallinna Draamateatrisse näitama Salikaad. Siis tal oli Beršinin kaasas, ja kes tegi sünkroontõlget. Mina töötasin parasjagu teatriliidus ja siis ma käisin nendega üpris tihedalt läbi. Minu ülesanne oli korraldada kogu seda asja. Ja siis selle tulemusena üsna varsti Aleksandr Abdullov tahtis teha seda esimest soome-ugri noorte festivali, mille tulemusena siis moodustati Mapfun. Ja tema sai minu kohta teada siis Bektejevi käest ja siis tuli ja korraldas ja Eesti Saame ühendus oli siis Mapfuni asutajaliikmete hulgas. 2008. aastal loodi Tallinna Mari Selts. Tallinna Mari Seltsi eesmärgiks on edendada Eestis elavate marilaste huve ja kaasa aidata teistes Eesti maakondades elavate marirahva esindajatega suhtlemisele, lisaks edendada suhteid Eesti ja marirahva vahel. Esimeseks Tallinna Mari Seltsi juhatajaks sai Valeri Gimaev. Tai mukai iešta Tallinn Mari Ušemõška Ulvatašlan tulunat? Tallinn Mari Ušem, Tallinna Mari Selts, me
5 день учредительность на Таллинсте. Куктужим канарши исте. Так, то что сразу правленческий поруч на май. Алексей Алексеев, Анатолий Чернов, Николай Васильев и Василий Манохин. Вот как раз если мы Алексей Алексеев, Анатолий Чернов, май и Николай Васильев или на хым рахвасты программ почешь тунемаш толшевлак. Например, Алексей Алексеев Таллинсте тунеман, а мне кому-то что тарту, что Василий Манохин или как раз вот те айдеме, он что он, ты тунемаш то он а он например, армейский служитель, и ты стилаш коден. И вот тунем me визитан учредительство на Tallinn Mariušemam. Millega tegeled juhatuses praegu, mille eest vastutad? No juhatuses ilmselt ma eelkõige vastutan raamatupidamise korraldamise eest, sellistest korralduslikest küsimustest, et vastutan igasuguste juriidiliste dokumentide koostamise eest, juhatuse koosolekud, protokollid, üldkoosoleku protokollide koostamine, äriregistriga toimingute ajamine ja aga sellises, ütleme, tavaelus ma vastutan spordihara eest, et meil on loodud Tallinnas harrastajate hokiliigas Tallinna Mari Selts hokiklubi, kes praegu osaleb Tallinna harrastajate hokiliiga võistlustel. Ütleme sellest tavaelus vastutan selle eest, et oleks see hokikoondis finantseeritud, ja eest oleks makstud, et hokivarustus oleks kõikidel mängijatel, kõike sellest. Kui räägid hokist, kuidas üldse tuli mõte, et teha Mari hokikoondisse? Hokikoondisse. Ma ise mängin hokit aastast 2007 ja olen treeningutel käinud erinevates võistkondades. Mingi aeg tuli see, et seal Tondiraba jäähallis ei olnud vabu aegu selleks, et treeningid läbi viia. Ja ma mäletan, et ma helistasin Jaak Proosessele, et äkki tema saaks kuidagi selle jääaja organiseerimisega aidata. Kuidagi saime jääaega Tondiraba jäähallis üks kord nädalas reedel. Ja sellest alates hakkasime treeningut seal läbi viima kord nädalas. Ja siis järgmisel hooajal lisandis veel üks jääaeg pühapäeval. Ja siis juba otsustasime, et võistkonna nimeks jääb Tallinna Mari Selts, kuna see Tallinna Mari Seltsile anti see jääaeg ja tellisime Tallinna Mari Selts logoga riided ja tegime avalduse harrastajate hokiliigasse ja esimene hooaeg, kui me osalesime, meie saime esimese koha sellest harrastajate hokiliigas. Kuldmedali. 2013. aastast oli Tallinna Mari Seltsi juhatajaks idamarilanna Ljudmila ja Mursina. Nende aastate jooksul viidi ellu mitu projekti. Mari keele pühapäevakool lastele, Mari mustrite tikimise käsitööring ja nii edasi. Tallinna Mari Seltsi tegemisest räägib Ljudmila ja Mursina. Paroketše, Люда. Paroketše, Жанна. Тау, что толанат интервьюшкан. Кузе эстонишка толан шунат? Тени как раз ли школу и сентябрьште, кузе мой толнам икам шагана эстонишки, икам шагана вес элышке кайшам. Тенде чонджоч мы не гушку кай, но мол и эстонишки, сразу тунемаш. Кузе таланет вуйлаташ верам темленет?
Kus это вылаташили на... Мен уже икам ще юдремили, тария или и т.д. или колкото уже латкумуша и менчо намаште. И кунам уже юдремили колки яш, мен деви шуко, энергии шуко, и таж гушку да энергиям колташ кюлеш. А так как вот именно Эстония, что мы тюнялем акла, что мы Мариула, Мариелме, кунам Мари тювряден мен паша, колдал шогаш тюняле, тунам вот мы что нашим вот млаем, наверное, шемушки пурашки, или их проект лаком возаж домой. Тунам мы паша мамуштейли, йочадочный день мили, и вот нам и Валера наколасем. Валера нам мы еще немте проектом возаж, а мы полемили, что Валера туду не лич уже проект лак Мариелдене, тудлак Ерики Узуканин дали могай проектом, что на том шарне могаем. И вот мы манам Валер, мы что не вот мы манам шуко идеи, айда манам ну аттенден манам жапла окей, чела пашам штадвет перденглак мы манам айдам, может мы лиам и мы проектом возаш тунгалем домой, думаешь давай. Вот и камше проект могай мы возашом, тогда шежом возашом. Кузе марила кам прля погнаш, де собрание машташ, и умбака же прля каяш. И вот до проектом поддержали, и ме икам шаганат, е погнашна, оксфорелиште, тогда или февраль тюнялтеш, потому что я этот шорокел пайрем семан что не наили, но январь что так как окса толновол или межнашу, и февраль тюнялтеш тешна. Молан анде имашта патаршечки вылатама жапан. Мы улам учитель истории, обществознания, и мы эртакат ючала планолем, и власть алмаштен шогышашын, да и садлам вуйлатышы же алмаштен шогышаш. Тогда мы уже давно кюлешили шташ, мы пилашем Анатолий давно мы уже йодешили эртакат кунам ты патарет де пашам ты эртакат то что, но жапа да катон шун и кунам он дёчмай школу он дёчмай пашам шташем чела или связана культура да колдалтан или и тут нам ёсё или парля кок пашам шташен да тюн пашам и ушем пашам а кунам школа что тогда уже пеш ёсё или ну и лу и уже латкоки пашам ик пашам штаме уже тоже ситарен и ну вот тенде иктажмум алмашташ кülешили. Eesti Marisidemete loomisest on möödunud 35 aastat. Tallinna Mariseltsi ja Tartu Marilaste Liidu ülesanneteks jääb säilitada oma keelt ja kultuuri ning toetada identiteeti. Kogu tegevusaja vältel on seltsi ja liidu juhtinud erinevate marisrühmade esindajad, nii Mäe, Niidu kui ka Idamarid. Kõik nad on olnud ühel meelel selles osas, millised vaated seltsi tegevust suunavad ja millised sihte tuleks seada. Marid on ühest küljest väga ühtne rahvas, ent teisest küljest mitmekesuses seisnebki meie tugevus. Ehk maride arvukus Eestis pole suur, oskame me hoida mari keelt, meelt ja oma rahvusliku eripära.